Alustame kinnisvara ülevaadet siis kohe heade uudistega. Kinnisvaraturg on olnud aktiivne kohe peale koroonaviirusest tingitud piirangute leevendamist. Juulikuus tehti 1775 korteritehingut, mis on võrreldes eelmise 12 kuuga –10%. Samas on mediaan hind tõusnud 6%. Omakorda tähendab seda, et korterite turg rahalises mahus on vähenenud vaid –7%. Majade osas on võrreldes eelmise aasta 7 kuuga tehtud 24 tehingut vähem, mis on kergelt 1,1% vaid. Et see on tõesti väga marginaalne number võrreldes siis selle kriisi ulatusega. Kuid suvilatega on hoopis teised lood. Suvilatega on tehtud väljapool Harjumaad siis 44 tehingut rohkem ning nagu eelmistes ülevaadeteski vihjasin ma, et tegelikult on tegemist selle aasta müügihittiga. Tavaliselt on enamus inimesi, kes on neid kodusid vaatamas käinud, soovinud sellest teha endale aastaringsed kodud. Ning arvestades tänapäeva head infrastruktuuri praktiliselt kõikjal, ei ole üldse mingi probleem 50-60 kilomeetrit Tallinnasse tööle sõita. Mis on toimunud üüriturul? Kardetud üüriturg õnneks ei ole kujunenud nii hirmsaks, kui me kartsime. Tõepoolest, mai ja juuni olid veidi keerulisemad kui eelmistel aastatel. Samas juuli lõpust on märgata oluliselt aktiivsuse kasvu ning august minu hinnangul on täiesti võrreldav juba eelmiste aastate mahtudega. Tänaseks päevaks ma võin täiesti julgelt öelda, et üürikinnisvara on jõudnud peaaegu samasse punkti, mis ta oli tegelikult eelmisel aastal. Ning üüriturul on täiesti eraldi nišiks luksuslik üürikinnisvara, mis on oma hinda tegelikult võrreldes eelmise aastaga hoidnud ka see aasta läbi selle kriisi. Reeglina on sellist luksuslikku üürivara turul vähem. Alati leidub kedagi, kes tahab alati kõige paremat, paremaid vaateid, paremat sisustust, paremat asukohta, siis arvestades seda, et neid ühikuid on vähem, ollakse sellest rohkem nõus maksma. Ja seda tegelikult see kriis on näidanud, et kallis üürikinnisvara on läinud üürile ka keset kriisiaega suhteliselt kiiresti. Nii et ma siinkohal julgustan kõiki, kellel on kinnisvara, mis asub ikkagi heas kohas, on oma väärtuselt kõrge, siis investeerige palun sinna inventari ja tehke kindlasti korralikud köögid, sest see on oluline ka hiljem, kui te hakkate müüma, et kõik sisse ehitatud mööbel oleks ikkagi kvaliteetne. Tihti küsitakse, et mida ja kuhu siis kinnisvaras osta, et raha oleks hästi investeeritud. Kinnisvara investeerimise osas tuleks kindlasti aluseks võtta likviidne asukoht ja likviidne vara. Kindlasti soovitaks investeerida pigem mitmesse väiksesse ühikusse kui ühte suurde. Ja kindlasti asukoha mõttes ta ei pea olema kesklinn, aga ta võiks olla hea infrastruktuuriga keskkond, kus on siis kas mingi suurem asutus, kuskile kooli lähedale. Need piirkonnad on kindlasti igal ajal likviidsed nii üüri kui müügi osas. Loomulikult väga heaks investeeringuks on alati maa. Elamumaa, ärimaa, tootmismaa. Kogu koroona vältel tegelikult olid maatehingud väga hinnas, seda just sellepärast, et maa ei kaota oma väärtust. Maa pigem tõuseb ajas oma väärtusega, kasvab seal siis kõrghaljastus või muutub muru tihedamaks. Nii et koroona ajal ja peale seda vahetult tehtud tehingud tegelikult hinnas olid täpselt samas skaalas, mis eelmisel aastal. Nii et siit ka üks nipp. Investeerige maasse. Kokkuvõtvalt võin öelda, et kinnisvaraturg on jätkuvalt väga aktiivne. Samuti on üüriturg aktiivne. Nagu elus ikka on kergemaid, on raskemaid aegu, kuid hea on leida alati selline stabiilne kesktee ja kinnisvara seda kindlasti on. Soovin kõigile head suve jätku ja kohtume juba sügisel.